Tere kõigile, minu nimi on Eerika. Tänases episoodis on meil külas doktor Aile Naluri, kes on Next Fertility Nordic Kliiniku vastutav arst. Räägime viljakusest, viljakuse kontrollist ja selle säilitamisest. Head kuulamist! Tere! Aitäh, Ailen, et sa tulid meile sellest teemast täna rääkima. Viljakus on väga tähtis teema ja millised on peamised mõjutajad naistel ja millised meestel? Mis on teada, mis viljakust vähendavad, on kindlasti naistel on ülekaal, et see teeb raskemaks, kui on ikkagi kehamassiindeks üle 30, siis on keerulisem ja kindlasti hästi oluline faktor naistel on ka vanus, et ikkagist 35+, ütleme 35 uuringud näitavad, et hakkab see viljakus langema, kellel kiiremini, kellel aeglasemalt, aga et see on niisugune märgiline vanus. Ja kindlasti kahjulikud harjumused, suitsetamine, alkohol ja need on ka väga olulised meeste viljakuse langusel. Kuna naistel on see munarakkude hulk on looteeas juba sünnipäraselt kaasantud, neid juurde ei tule, neid elu jooksul ainult väheneb, meestel on aga spermatogenees selline igikestev protsess on ju, siis kõik sellised kahjulikud harjumused meestel on oluliselt võib-olla suurema mõjuga kui naistel. Et seda me oleme näinud ka, et kui on mees tuleb kontrollima, tal on halvad näidud, ta suitsetab, ta on võib-olla ülekaaluline, võib-olla ka tarvitab nikotiinitooteid, et kui ta nendest loobub, saab oma kaalukontrolli alla, siis tihti ilma muu ravimi vajaduseta need näidud paranevad. Ja seda dünaamikat saab kontrollida spermaanalüüsiga meestel? Jah. Et see on selles mõttes on ta suhteliselt lihtne analüüs, et ei midagi sellist invasiivset, et tuleb lihtsalt anda oma spermaproov ja hinnatakse sealt, siis vaadatakse just, et seda spermahulga kogust, liikuvust, normaalsete protsenti, et kui palju neid normaalseid spermatosoide on kogu sellest hulgast ja mis on nende kontsentratsioon. Ja samuti saab hinnata ka, meeste puhul just kellel need näidud on kehvemad või kellel on seal mingid paaril raseduse katkemisi, et saab hinnata tegelikult ka meestel spermast siis oksüdatiivset stressi, mis on siis ka, mis kahjustab neid spermatosoide ja kui see oksüdatiivne stress on kõrge, siis on ka ise nii spontaanne viljastumine kui ka viljatusraviprotseduurid nagu kehvema tulemusega ja see on tõesti testitav ja seda saab ka ravida. Millised ravivõimalused on oksüdatiivse stressi? Esimene valik ongi antioksüdandid, ehk see on siis toidulisandid, et ongi tehtud spetsiaalsed meestele siuksed kompleks toidulisandid, kus on pandud siis sisse nii antioksüdante ja muid mineraale, mis on kasulikud ja need on täitsa ka niimoodi valmis kujul, et üks preparaat, mis sisaldab need kõige olulisemaid või siis vahest meestearstid kirjutavad ka välja eraldi, et võtavad siis igat preparaati eraldi, aga et tihti saab sellega nagu seda näitu paremaks, et praegu, mis me viljatusravis näeme ka, on palju, et ongi, et nii paar, kui ta ennem, kui ta tuleb, et nad tegelikult tarvitavad väga palju vitamiine, on ju, internetis on kõik võimalikke asju saada, siis tegelikult nende vitamiinide tarvitamisega peab ka olema niimoodi, mõistuse piires. Sest kui liiga palju tarvitada, kui mehel on tegelikult kõik korras, oksüdatiivset stressi pole, ta võtab liiga palju vitamiine, siis ta võib vastupidiselt tekitada nii-öelda reduktiivse stressi, mis mõjub jälle omakorda kahjulikult. Nii et nende vitamiinidega on ka, et tuleb olla nagu mõistlik, sest et alati nad ei ole abiks, vahest võivad nad rohkem probleemi tekitada isegi. Aga kas see reduktiivne stress tuleb ka kuskil analüüsides välja? Seda saab ka hinnata, jah. Ja siis ongi tavaliselt see soovitus, et lõpeta vitamiinid ära. Siis saad jälle asja balanssi. Et kas siis naiste puhul viljakuse kontrolli tulla 35-aastaselt on sinu hinnangul juba hilja? Ei, hilja kindlasti ei ole. Et see hilja on ka suhteline, et mõnel naisel on hilja, enamusel mitte, et 35 me saame tegelikult just hinnata, et ongi see, et kui ta mõtleb, et kas ma nüüd sünnitaks nüüd või 3-4 aasta pärast, siis tihti me saame natuke anda juhiseid, on ju, et kui me teeme selle hindamise, teeme testid, on ju, ja me näeme, et see viljakus on juba langenud, et see munarakku reserv on madal, et siis me ütleme, et hakka kohe planeerima, on ju, või kui see näit on korras, siis ongi see, et võid veel mõne aasta oma karjääri teha ja siis on üks võimalus, et kas näiteks paned oma munarakud külma, ja siis ei ole see
ütleme nii limiteeritud, millal sa pead hakkama rasestuma, aga vahest on 35 juba munaraku reserv väga-väga madal ja et seetõttu ongi, et tegelikult pigem on niisugune nõksene 30, kui naine teab, et ma ei planeeri veel lähiajal sünnitada, et kontrollida võiks juba tegelikult natukene enne 30, aeg-ajalt mõne aasta tagant, et lihtsalt nagu kindlustada endale see, et ükskord, kui see emaks saamise soov tuleb, et siis ei ole nagu nii-öelda hiljaks jäänud ja rong läinud. Mis sa arvad, kas see madal viljakus 35-aastasel naisel võib olla ka geneetiline? Võib, et on teada geenihäireid ja kromosoomipatoloogiad, millel puhul võib olla. Ütleme, et tavaliselt siis see tulemuseks on see, et see enneaegne menopaus on, et minul on olnud patsiendiks õed, minu meelest oli 3 õde, kellel oli kõigil enne 40. eluaastat tekkis menopaus. Ja seda on isegi mõned inimesed või mõned patsiendid on mulle öelnud ka, et kes on näiteks olnud geenidoonoriks, et nad on teinud seal teste ja nad on saanud sealt tagasi infot, et nendel on oht selleks enneaegseks menopausiks ja see on tegelikult nendele väga hea informeeriv, nii-öelda alarmeeriv fakt, et siis nad teaks, et nad ei lükka oma rasestumise plaani kuskile 35+. Aga räägime nüüd viljakuse kontrollist. Kui tuleb see paar või tuleb naine üksinda või tuleb ka mees, et milliseid analüüse sa neile määrad? No naistel on tegelikult väga lihtne, et viljaksuse kontrolliks ei pea isegi tulema tegelikult alati viljatusraviarsti juurde, et kui just ongi see, et naine lihtsalt, et ma tahan teada, kuidas mu viljakusega hetkel on, et ma veel ei planeeri rasestuda, siis tegelikult seda kõike saab teha ka tavalise günekoloogi vastuvõtul. Et põhiliselt 2 kõige olulisemat asja on ultraheli, ultraheliga hinnata munasarju, vaadata, kui palju on näha väikseid munarakke, eelmunarakke ehk antraalfolliikleid ja teiseks on vereanalüüs, antimülleerian hormoon, mis tegelikult põhinebki nendel antraalfolliiklitel, et mida rohkem neid antraalfolliikleid on, seda kõrgem see AMH näit on. Ja need on 2 lihtsat asja, mida tegelikult saab iga gynekoloog teha, et ei pea selleks tulema viljatusraviarsti juurde. Aga see ei ole, ütleme veel meil Eestis niivõrd tava igapäeva praktikasse läinud, et tihti on ikkagi see, et kui see naine ükskord jõuab viljatusraviarsti juurde, siis me teeme need asjad, ütleme reserv on nii või naa ja siis ta ütlebki, aga ma pole ennem kuulnudki, miks mu oma arst kunagi pole öelnud. Aga tegelikult on see kontroll väga lihtne. Ja meestel on tegelikult ongi see, et see spermogramm. Et sellega on näha, et kas on probleemi või ei ole, kui spermogramm on kõik korras, siis tegelikult ei pea meehele esialgu lisaanalüüse midagi tegema. Et jah, minu järgmine küsimus olekski olnud, et meil käib palju mehi, kes esimest korda tulevad spermaanalüüsi tegema, ja me pakume päris palju erinevaid versioone spermaanalüüsist erinevate lisaanalüüsidega, et esialgseks uuringuks siis piisabki lihtsalt tavalisest spermogrammist. Võib laiendatult ka teha niimoodi, et ongi, et kui tahad lihtsalt viljakust kontrollida, siis küll ma arvan, et piisab sellest spermogrammist, et kui on juba ikkagi siuke rasestumise plaan, et sa teed nagu selle mõttega, et nüüd ma hakkaks planeerima, et siis võib-olla natuke lihtsalt rohkem analüüse teha, et ongi, et seal põletiku näitu kontrollida, on ju siis neid spermavastaseid antikehasid, et siis nendest 3 on nagu suht ka, ütleme, siukene põhiinfo olemas. Kuidas võivad mõjutada erinevad diagnoosid viljakust, näiteks polütsüstiliste munasarjade sündroom ja näiteks endometrioos? No polütsüstiliste munasarjade sündroomiga üldiselt on see, et tegelikult viljakus ei ole neil suur probleem. Neil on lihtsalt see, et ovulatsioon ei pruugi igakuiselt käia, et tegelikult neil on munarakke väga palju, nende reserv on väga kõrge ja tavaliselt nendel naistel on ka, ütleme, menopaus ei ole, varast menopausi ohtu ei ole. Et nad vajavad lihtsalt natuke ravimit, et seda ovulatsiooni esile kutsuda, tihti piisab ainult tabletiravist ja nad üldiselt tegelikult enamus neist rasestuvad väga kiiresti, nii et paljud nad tegelikult protseduurini ei jõuagi. Et endometrioos on jah teine asi, et see on siukene, ütleme, natukene niuke peavalu, on ju nii gynekoloogidele kui viljatusraviarstidele, sest et ei ole teada, miks ta tekib, ei ole teada ei ole efektiivset ravi, et tegelikult me seda haigust välja ravida ei saa. Me saame ravimitega hoida teda kontrolli all ja kõige suurem mure ongi see, et kui ta tekitab munasarja sisse tsüste ja on vaja seda naist lõigata, siis iga lõikus, kui me seda munasarja avame, seal sees toimetame, siis sellega me tegelikult kahjustame seda oma munasarja kude, me hävitame munarakkude või eelmunarakke, ütleme, et me hävitame seda ovariaalkude ja me vähendame reservi.
et see on nagu see probleem, et eriti on, kui naine on läbinud 2-poolse munasarja operatsiooni, et see võib probleemiks osutuda just see, et siis selle viljatusraviarstina, kui ta ükskord jõuab, on see reserv madal ja on teada, et see endometrioos niigi ta halvendab munaraku kvaliteeti, et kuna ta tekitab niisugust immunoloogilist põhjust või põletikku, et siis ütleme, seda jagatakse 4 staadiumisse, et siis see 3.–4. astme endometrioos on ka viljatusravis natukene, ütleme, niisugune keerulisem, sest et me teame, et me saame munarakka vähem, need tulemused ei ole võrreldavad, nad ei ole nii head kui naisel, kellel ei ole endometrioosi, et see ütleme, et endometrioos on kindlasti jah, ütleme, kus peaks viljatusraviarsti juurde tulema. aga kas on võimalik AMH vastuse järgi ka ennustada, kas naisel on polütsüstiliste munasarjade sündroom, kui ta seda ise näiteks ei tea? Noh, AMH üksi ei ennusta, aga ütleme vihjeid nagu annab jah, et kui lihtsalt naine tuleb nagu ja teeb oma analüüsi, AMH on kõrge, aga noh, tavaliselt on ikkagi see, et kui me hakkame seda anamneesi juurde küsima, et neil on tegelikult see tsükkel pikem, tihti ebaregulaarne, et see juba vihjab, et tegelikult see tsükli pikkus juba vihjab, on üks vihje ja kui sealt tuleb siis see kõrge AMH juurde, pluss tegelikult ultraheli on siis ütleme siis ka üks asi, millest me saame selle PCO diagnoosi on ju, et noh, nende alusel me saame selle diagnoosi panna, jah. Millised muud terviseseisundid või diagnoosid võivad veel viljakust mõjutada? No tegelikult võivad kõik kroonilised haigused, võivad igasugused autoimmuunhaigused, mis võivad ka seda ütleme munaraku reservi kahjustada, et kõik see organism on üks terviklik, nii et kui on jah, seal ütleme autoimmuunne kilpnäärme põletik on ju, et on seal hüpoüreoos või ületalitlus, et ka see võib olla seal põhjuseks, et kõik, ütleme kõik kroonilised haigused mingil määral võivad mõjutada. Pluss ravimid, mis sinna juurde tarvitatakse. Aga kuidas enda viljakust hoida? Noh, ikkagist siuke, ega ütleme naine nagu seal väga midagi teha ei saa, kuna see munarakkude harvu seda hulka ta ise mõjutada ei saa, aga ikkagist tervislikud eluviisid, et hoidagi kehakaal kontrolli all, on ju liikuda, ongi tervislikud elustiilid, suitsetamist vältida, alkoholi tarvitamist vältida, et see on jah ainus, mida saab ise teha. Kui näiteks tuleb patsient, kellel on hea reserv, ta ei soovi kohe rasestuda, et millised variandid on enda viljakust säilitada? Noh, kõige parem ja kõige kindlam variant on munarakkude külmutamine. Et sellega on ikkagi see, et kui on sellel hetkel on see viljatustase hea või ütleme viljakus hea, et kui ta paneb need munarakud külma, siis need on külmas, need on olemas, on ju, et on niisugune nii-öelda tagataskus garantii. Sest et me võime ütelda, et täna on sul reserv hea, on ju, 4 aasta pärast võib-olla, kui ta tahab hakata sünnitama, on ju, siis me ei tea, mis see reserv on, kui kiiresti kellel langeb. Et kui ta on ikka õigel ajal oma munarakud külma pannud, siis ta teab, et tal on neid munarakke, ta teab, kui palju neid on ja sealt ütleme rasedust saada on suhteliselt hea ütleme prognoosiga. Kui kaua neid munarakke säilitada saab? Nendel piirangut ei ole, et munarakkude ja spermatosoididel külmas hoidmisel seadus mingit piiri ei pane ja et naisel me saame siis neid kasutada kuni vanuseni 50 kaasa arvatud, et peale seda ütleme 51 alates Eestis enam viljatusravi teenust pakkuda ei tohi. Nii et põhimõtteliselt jah, kuni 50. eluaastani võib ta need munarakke seal omal külmas hoida. Ja kui mul neid vaja ei lähe? Jah, siis on üks võimalus on see, et ta laseb need üles sulatada, hävitada ja teine võimalus on, et ta võib hakata doonoriks ehk ta annetab, kas ta annetab konkreetselt kellegile tuttavale isikule või ta annetab anonüümselt, aga see siis tähendaks, et ta peaks tegema kõik doonoritele kohustuslikud analüüsid, sealhulgas siis erinevad geneetilised testid. Ja lõpetuseks küsiks, et kas on mingisuguseid toidulisandeid või vitamiine, mis aitavad seda viljakust parandada? Noh, võib-olla niisugust parandada päris, ma ei oska nüüd öelda, kas need toidulisandid nüüd parandavad, aga ütleme, et nad niisugused toetavad, et kindlasti on üks oluline komponent, kui on see rasestumise mõte on foolappe. Et see foolappe on just selle mõttega, et loode hakkab tarvitama väga palju foolappet kohe varases eas, et oma kesknärvisüsteemi arenguks,
et kui on emal foolappe puudulikkus, siis me teame, et seal võib olla seljaaju songasid ja muud selliseid probleeme, et see foolappe on nagu läbi aastate teada tõde. Kas seda foolappe taset saab kuidagi mõõta ka verest? Noh, saab mõõta jah, aga et see võib-olla nii, ütleme, objektiivne ei ole, et ütleme, selline väikses koguses, profülaktilises koguses foolappet on ju, me soovitame tagavahelselt igale rasedust planeerivale naisele vaatamata sellele, mis ta foolappe tase seal veres on. Ja on siis jah, teatud, ütleme, geneetiliste muutuste puhul on teada, kus naine vajab suuremas koguses seda foolapet. Ja noh, ütleme, et kõik sellised rasedust planeeriva naise tegelikult toidulisandid, kompleksvitamiinid, et need kõiki võib tarvitada, et sinna on pandud, lisaks on ju sellele foolappele on pandud erinevaid antioksüdante, et neid kõike võib, sest mõned uuringud näitavad jah, et kui naine tarvitab neid kompleksvitamiine, siis tegelikult ta rasestub ajaliselt kiiremini kui see naine, kes ei tarvita mitte mingeid kompleksvitamiine. Aitäh, Ailen, et sa täna tulid ja meile viljakusest rääkisid. Aitäh!